Meil on kontserni laiune aastaboonussüsteem. Müügi alusel. Aga see koosneb mitmest elemendist. Mis need on? Jah, seda iga aasta vaadatakse üle ja seal on teatud muudatused. Ma seetõttu ma ei tahakski võib-olla detailidesse siin minna, aga põhimõtteliselt on seal kindel osa ka meie kasvuks, mis on ilmselt loogiline osa ja loomulik osa, kuid seal on ka osasid, mis ühel või teisel moel siis toetavad strateegiliste eesmärkide elluviimist, mida vahel siis otseselt ei saa nagu kasumiga mõõta. Nii et, ja see sõltub siis veel divisionidest ja inimestest, kes kus valdkonnas töötavad. Nii et selle boonussüsteemiga, mis on aasta boonussüsteem, me toetame ka strateegiliste otsuste elluviimist. Kas on meeskondlikud boonused või on individuaalsed? Nii ja naa, et üldiselt ikkagi see sõltub väga palju meeskonnast, aga on teatud detaile, mis siis võivad üksikisiku tasemeni minna. Kui ütleme, kaubandusäris sageli kasutatakse niisugust individuaalset motivatsiooni, et mõõdetakse iga inimese osa müügis. On võimalik näiteks tehingute arvu või tehingute rahalist mahtu ju mõõta. Kas te selle alusel premeeriti individuaalselt inimesi või mitte? Ei, meil on preemiasüsteem, mis ei arvesta otseselt siis üksik indiviidi. Miks nii? Miks te nii ilmselget asja ei kasuta? Just see siis kõige parem ikkagi ei ole? Jah, või see ei ole nii ilmselge. Et ka preemiasüsteemi me oleme siin aastate jooksul arendanud ja alganud tegelikult sellest, et igal inimesel oli individuaalne eesmärk. Kuid vähemalt meie äris on see nii, et meeskonnatööl on tohutu tähtsus ja tohutu jõud. Ja me oleme katsetanud siin mõnda erinevat versiooni boonus- ja palgasüsteemist ja tänapäeval on meil kasutuses tõeliselt siis niisugune meeskondlik süsteem ja ma olen sügavalt veendunud, et meie äris on see parim või ütleks siis optimaalne. Ma ütleksin, et see on optimaalne. Reedad sa ka, et mis oli see kaotus või mis oli see peamine, miks ei tasunud individuaalset premeerimist jätkata sellisel? Jah, tegelikult ka asi on suhteliselt lihtne, et see, kes on halb müüja, ega see ei müü ka siis hästi, kui on sul individuaalne. Ja see, kes on hea müüja, see müüb igasuguse süsteemiga hästi. Aga kaotused on suured, võivad olla väga suured sisese konkurentsi tekkimisel. Ja see konkurents tekib väga kõva. See tõenäoliselt on valdkonniti erinev, aga meil, kus meil üks ja sama klient käib sõltuvalt tema objektidest väga mitmes müügipunktis, suhtleb sõltuvalt tema toote soovist väga erinevate müüjatega, siis meie puhul see ei ole lihtsalt võimalik. Me peame suutma klienti teenindada meeskondlikult.